Gran Montana näol on tegu Šveitsi prantsusekeelse piirkonnaga, mis on väga hinnatud kuurortkoht ning mille arendamisse on viimased 20 aastat panustatud tohutult aega ja raha. Gran Montana koosneb 6 külast, mille 2 põhilist küla on Gran ja Montana. Kõnealune baar asus Granis ja oli eriti populaarne noorte hulgas ning arvatakse, et väga paljud, kes uusaastaööl baaris viibisid, olid 16 ja 22 eluaasta vahel. See on kõige raskem nendele kohapealsetele ja ka isegi päästetöö tegijatele, et tegemist on nii noorte hukkunutega. Ja see kõik on pannud küla kuidagi tardunud olekusse, et kui me eile ka käisime seal kohal, seal lihtsalt ei olegi sõnu, sest see on nii kurb, et see kõik kuidagi nagu nii lühikese aja jooksul muutus selliseks dramaatiliseks, ma ütleksin, et tõesti selliseks nagu väga kurvaks keskuseks kogu Šveitsis. See on põhjustanud siin ka väga palju sellist kaastundereaktsiooni, mis lihtsalt lämmatab omamoodi, et väga raske ette kujutada seda tunnet, mis praegu need vanemad ja kannatanute vanemad läbi käivad. Kuna Gran Montana asub kõrgel mägedes, on abi saabumine keerulisem kui tavaliselt. Siiski kinnitab Lörtscher, et abi saabus väga kiiresti. Kannatanud viidi Lausanne'i, Genfi ja Zürichi haiglatesse. Täna tuli Lausanne'i haiglatest Lörtscheri sõnul ka teada, et nende haiglas ravil olnud noortest paljude kehad on põlenud üle 60% ulatuses. Ohvrite ja kannatanute tuvastamine on aga olnud keeruline. Seal ei ole neid tunnusmärke kehal järgi palju midagi, et nad on tõesti, täna tuli ka raadiost ja televisioonist veel selgitus, et miks see võtab nii palju aega. Et see põleng on olnud nii suure kuuma leegiga, et nendest kehadest selliseid tüüpilisi tunnusmärke ja identifitseerimisvõimalusi on praegu väga raske teha, ehk siis neid tuvastada, neid inimesi on keeruline ja selle teebki eriti keeruliseks, et ei ole tegemist ainult šveitslastega. Šveitsi president Guy Parmela teatas, et riigis kuulutatakse välja 5 leinapäeva. Gran Montanas viibiva Eslanna Mirjami sõnul räägivad kõik pealtnägijad šampuse pudelite külge kinnitatud ilutulestiku küünaldest. Täna õhtul toimunud pressikonverentsil kinnitas pealtnägijate kahtlusi ka Šveitsi prokurör. Dans les hypothèses, certaines se confirment aujourd'hui. En effet, tout laisse à penser que le feu est parti des bougies incandescentes ou des feux de Bengale qui ont été mises sur les bouteilles de champagne et le tout a été approché de trop près du plafond. De là, il s'est produit un embrasement rapide, très rapide et général. Šveitsi võimud teatasid täna õhtul veel, et on tuvastanud 113 inimest 119. Põlengus hukkus kinnitatud andmetel 40 inimest ning vigastatute seas on arvukalt välisriikide kodanikke. Et tuli levis väga kiiresti, on jõudnud oma lähedastele rääkida ka ellu jäänud. Certo, ci ho parlato assolutamente mentre lo soccorrevo insieme ad altre 2 persone che ho portato giù in ospedale. Mi ha detto che a un certo punto qualcuno ha urlato fuoco nella zona del bar, come avete visto in tutti quanti i video, e da lì il fuoco si è diramato in una maniera impressionante e velocissima. Gran Montana ei ole eestlaste hulgas ülemäära populaarne kuurortkoht, kuna sinna on Eestis pigem keeruline reisida ning eestlased eelistavad Šveitsis pigem Genfi ja Zürichi ümbrust. Küll aga käivad seal prantsusekeelses Šveitsis elavad eestlased. Prantsuskeelses Šveitsis elavaid eestlasi, ma tean, et nad käivad siin ja praegu ei ole teada, et nendest keegi oleks siin olnud, aga ma ei ole kindlasti ka väga palju informeeritud selles mõttes, et see on tõesti alles nii värske olukord, aga ei ole praegu teada, et ükski eestlane oleks olnud selles baaris praegu.